Kõik on mant. Uus mahalaadimist DSV-s väga hea, et on pandud igale CMR-ile täpselt järjekorra numbrid peale. Kui lähed ja võtad, ei ole mingit eksimist. Otsi koht üles ja pane maha ja nii ta läheb. Paberid ära kõik. Tuha korda, see on hea olla endal. Värava luba on vaja täita. Täna mis kuupäev meil on? 6. Nii, värava luba. Nii. Põhimõtteliselt me oleme enam-vähem stardivalmis. Need asjad siin kokku. See jääb siia. Võtan need paberid siit jalust ära, et endal oleks hea olla autos. See läheb väravasse. Need asjad paneme siit ära. Kuhu me nüüd läheme siis? Nüüd on siis Prantsusmaal on meil see lõpp-punkt, aga hakkasime tööle ja täna tahaks jõuda kuidagi Poola, et siis homme hommiku vara, Poolas nii vara kui saab edasi, et saaks jälle varem seisma ja esmaspäeva hommik hästi vara minema, et jõuaks veel tööpäeva jooksul jõuaks Saksamaal esimese koha maha panna. Et ega siin musitada ei ole aega, tuleb sõita nii palju kui torust tuleb. Kähku, kiiret ja korralikult. Sa ju tegelikult ise pidevalt ei sõida rekkaga ja sul oled selle auto omanik nii-öelda. Jah, pank on tegelikult. Ja pank usaldas mulle selle auto suure raha eest. Aga ei sõida jah iga päev ja nüüd ongi siin Poolas ehitatakse igal pool. Nüüd tuleb natuke teist rada tõenäoliselt minna, kus ma senini käinud olen. Et praegu ise ka dilemma ees, et navid ja asjad ei tea täpselt seda rada, aga me lähme nüüd leiutame siis. Siuke endal ka häbi, et ei oska Poolast läbi sõita. Et oskan küll, aga vanu teid mööda, aga kurjamid on sinna midagi uut teid. No reeglina on teada, et kuhu riiki sa lähed ja ammu. Ma DSV-ga olen nüüd 13 aastat teinud koos, sõidan DSV-ga. Ja reeglina on ikka teada, ekspediitor ütleb sulle, et kas on siis Hispaaniasse või mu autod käivad Hispaania ja Tšehhi vaheksin, et üks auto, mis käib Tšehhit ja 2 autot, mis käivad Hispaaniat praegu ja siis on, et ekspediitor ütleb, nüüd on siuke värk, et kas kolmapäev või neljapäev või reede või laupäev või millal siis vaja minna on, siis stardime, kui koorem koos on ja reeglina on see sihtpunkt teada ikka, kuhu sa lähed, et see päris töökäigus ei selgu. Aga palju asju on küll niimoodi, et hommiku võtab paberid ja siis ma saan teada, et kus kohas ma kõik need asjad maha pean panema. Ja praegu meil ei ole üks ots, et me sõidame sinna Lõuna-Prantsusmaale välja ja seal kallame tühjaks ennast, vaid meil on vist mingi hunnik kohti teha. Meil on vaja panna 6 kohta maha, et hakkame Saksamaast pihta ja siis lähme niimoodi riburada pidi sinna Lyoni välja Prantsusmaale. Et seal siis tõenäoliselt selgub, et mis siis tagasi. Ma arvan, et see selgub juba enne, sest kõik on teadlikud, et see auto läheb ja enam-vähem on teada ka millal ma sinna jõuan, et siis juba organiseeritakse jooksvalt tagasi koorem. Või siis on juhtunud ka seda, et võtame sealt koorma peale ja lähme Hispaaniasse edasi, mille vastu ei oleks mul mitte midagi. Mida rohkem sõita saab, seda kasulikum mul on. Peas, et passi ma ei pea. Kuidas seda sõitmisega on? Ega seda lõpmatuseni ei saa teha, on ju? Seal on mingid tunnid, mis sa pead sõitma ja siis on mingid puhkusajad. Jah, siin tuleb päris näpuga täpselt järge ajada sellepärast, et muidu hakatakse rahakotis seda järge ajama. Et sõidame oma päevased ajad täis, 9 tundi täis ja siis tuleb 9 tundi pausi ja 3 korda saan 9 tundi pausi teha ja siis peab 11 tundi tegema ja siis 7. päev on 24 tundi. See on siuke pikk jutt, seda oleks targem raamatust lugeda, et ma ei ole kõige targem rääkija selle koha pealt. Nii ta läheb, aga mõnus, sõit on hea, eriti meeldib mul endal sõita siis, kui on talv ja õues tuiskab või möllab ja sa oled T-särgis ja tehnika on korras ja autos on soe ja rehvid on head ja lihtsalt sõidad ja vaatad ja veel kõige mõnusam on seda vaadata, kui keegi külmetab kuskil bussijaamas, veab karvamütsi lõual kokku. Sa oled T-särgiga, sõidad mõnusalt. See on hea tunne.
jälgi on siit üle haljas olemas. Tere enne! Rait olen. Kuule räägi, sa oled sealt Körlitsa piirist viimasel ajal oled olla tuld. Aga praegu, eks ju, kui ma lähen, siis jääb ta vasakut kätt mulle, eks ju, saad paani pealt. Ja, kurat, ma pole nii kaua sõidus käinud, ma ajan siuke, kui ma mõtlen nende kiirteede peale, siis mul läheb ühe piiri ja teise piiri kiirteed sassi, kui ma mõtlen. Kuule, aga selge, kui ma kuskil Nutu-Võru ümber suu tuleb, siis ma helistan sulle. Davai, aitäh. Kõik selge. Mitte midagi keerulist ei ole, tead, Wroclaw, siuke linn, suur linn. Suur linn, meie jaoks hästi suur linn. Sealt sõidad paremalt ümber ja lihtne. Esimest korda läksin Ungarisse, siis ka keegi joonistas mulle mingi teekonna maha ja ütles, et kui esimene suur rist tuleb, keera kohe vasakule. Ma jõudsin sinna Budapesti ja minu jaoks esimene rist oligi nii suur, et panin vasakule ja siis ma olin nii eksinud, et ütlesin, mul on auto ukse kinni ja lähen kuidagi mingit moodi koju ja see oli mu esimene reis, kui ma rekkaga hakkasin sõitma ja siis mul oli ikka junn oli nii jahe, et ma mõtlesin, ma karjun appi ja helistan emale juba seal. Aga julge peale, kui on pool võiti. Ja kuskil ma sõitsin veel mingist viadukti pealt alla, arvasin, et sinna peangi minema ja siis kui viadukti pealt alla olin, siis nägin, et olid sellised rauad ees, et rekkaga sinna alla ei saanud, aga siis mu nina oli juba 4-realise raja pealt sinna tõkkepuude poole ja siis õnneks seal tagapool oli voor, et see jäi seisma. Siis panin keset Budapesti rekka kui haljas ala, et saaks oma ratta tagasi või teise poole minema. Et tagurpidi sealt ei oleks mitte kunagi mitte kuhugi saanud. Hakkame Leetu jõudma, Leedus on teemaks, see on siis nüüd Eestist tulles, Läti on ilma teemaksuta ja Leedus on teemaks ja edaspidi kõik riigid on teemaksuta või teemaksuga, igas riigis peame teemaksu ostma. Aga Eestis on siuke kiht, et kõik sõidavad, kuidas tahavad, keegi teemaksu ei maksa, aga meie ise eestlased maksame raske veokimaksu, nii et silm on märg. Minu arust on see ülekohtumine. Aga nüüd jah, tuleb järjest kõik riigid. Leedu on veel, kus tuleb osta käsitsis ja teemaks ülejäänud riigid on juba aparaadiga läheb nii, et sa ei saagi muud, kui lihtsalt loetakse taskust raha maha, kui rekkaga sõidad. Teemaks lunastatud. Hinnaks on 37 litti, mis ei ole üldse odav. Ja iga päeva kohta peab sul see olemas olema, kui siit läbi sõidad. Aga tüütu värk, võiks rahulikult edasi sõita, aga sellega teeme niimoodi, et pärast selle akna küljes kätte saab. Natuke prahiga kokku, muidu ei saa seda akna küljes kätte. Päiksega kleebib nii kinni, et jube. Nii, see on siis 24 tundi nüüd. Oleme pileti lunastanud Leetu. Tulid eesveilt ekspediitorid sõnum, et ühesõnaga võime minna seda vanateed mööda, mis mulle ja paljudele autode juhtidele meeldib, sest seal ei ole keerutamist, sealt hoiab kütet kokku ja ajavõit on mingi 2-3 tundi. Et see on väga hea, väga hea. Aga nüüd tuli kohe siuke teine sõnum, et sõida kõrval teid mööda. Saksamaal väga jälle sõita kõrval teid mööda. Aga vahet ei ole, väga hea. Ja lähme sealt, kus hoiab kütet kokku ja võidab aega, et see on väga hea. Seda kiiremini ma tõenäoliselt jõuan esmaspäeva esimese koha maha panna. Igat pidi hea. Tere, Kalju onu! Tere, Jeesika! Kuule, sul on peale Ramikala tulp maad, peale kurve on Miilitsa onu. Seal Kedinäi põllu ääres, seal oli ka liikuv. Jah, et õpeta Väints välja ja tulebki sulle vahetusjuhiks. Ja ma arvan, et Väints peale seda Prantsuse reisi enam ei istu tükk aega. Käib põlvil ja söögilaua ääres. Ja, et Mercedes pole kellegi auto aina. Mercedes on hea auto, Väintsi keha lihtsalt on natuke püdel selle istme jaoks. Kuule, neid võmme oli muidu seal ja kentaputs oli ka. Mul peaks nagu korras kõik olema, et pole mitu kuud ju tööd teinud. Nojah, aga sul nagu vahele jää.
Jaa, kuule kaod ära, okei. Meie esimene sõidupäev hakkab nüüd läbi saama. Meil on veel Varssavisse tegelikult omajagu maad, aga kuna meil otseselt kiiret ei ole, sest homme me peame jõudma vist Saksa piiri äärde, aga sellest me räägime juba lähemalt, sest minu teada homme vist ei saa sinna, või Rait vähemalt ütles, et homme ei saa Saksamaale, aga eks ta ise räägib. Ühesõnaga, mina olen istunud nüüd esimest korda elus siin rekka kõrvalpingi peal ja olenevata sellest, et Rait ütles, et siin ei ole võimalik tõenäoliselt väga pikka aega mugavalt istuda, ei kurda. Mul ei ole vaja hoida ei rooli käes ega mingisuguseid pedaale siin sõkkuda ja ma saan võtta endale selliseid suvalisi asendeid, nagu mulle just parasjagu sobib. Aga väsimus hakkab küll sisse pugema. Ja nüüd me keerame siia tee äärde kuskile ära mingisse sellisesse rekkapeatusesse ja siis teeme oma kodu valmis ja kuna laupäeva õhtu, siis arvatavasti lähme võtame ühe väikse õlle ja naudime tekkinud olukorda ja esimese sõidupäeva lõppu. Nüüd arvestasime küttekulu, et Eesti, Läti ja Leedu saime 28,9 ja ei sõit ka täis põhjagaasiga. Et tuul oli suht kõva, aga koormat meil ei ole sellest midagi siin, 10 tonni vist. Aga vaatame, mis nüüd Poola lõpus see küttekulu tuleb, et sõidutempo on täpselt sama, et 88 km tunnis ja seal, kus annab sõita. Et vaatame, mis see küttekulu siis Poola lõpus tuleb. Ise julgen pakkuda, et 32. Siin on muidugi see jama ka, et iga natuke saadagat on mingi linn, kus tuleb. On küll, jah. Suhteliselt aeglaselt läbi minna. Juurta kokku. Rahu. Poola keeles räägitakse meile muinasjuttu praegu. Homme hommikul peame ümber jutustama selle. See on kuhke tuua. Mis pluss? Kõik. Ettepoole. Siuke laisk mõnus vend, et ega siis lina ja tekikott ja ma ei vahetada, ega siis ma ise ei vaheta, katsusin autos vahetada, ma vean teki koju, lasen naisel vahetada. Ja nüüd ei ole nais kaasas, nüüd ma pean ise endal pesa kuduma siia. Ei saa ikka ilma nende naisteta. Minu äiu on seal üleval. Jaa. Sa oled üles nari peale. Üleval on soem alati. Kõik see soe, mis alt tuleb, see tuleb üles. Ja nii kui mulle meeldib alati midagi Siberist ja vanadest eestlastest. Raamat. Ei halastust, ei armu. Okupandi salapäevikud. Siuke tore raamat. Kõik, minul on valmis. Jah, minu voodi tuleb. Lähed sinna? Aha. Sul on ikkagi võrdle nüüd. Vaata. Mul on ikka oluliselt laiem voodi. No nii palju. No näed, siit maalt on minu voodis. Noh. See on täitsa hea plaan. Mida? See on hea plaan. Mis asi? Et sa üleval magada? Ja siis õllele. Ja siis õllele. Teeme viisakalt 2 õlut ja tuttu. Äratus on mis küll? Kell 6 saame sõitma hakata, ma ei tea, kaua sul võtab aega, minul poole tunnis piisab. 5:30 hommiku. Nii on. Eest teha järgi. Näeme. Mina muidugi võtsin kaasa jälle magamiskoti. Seepärast, et kui Rait laseb asjad kodus ära pakkida, siis minul ei paki keegi kodus asju. Välja arvatud mina ise. Ja magamiskotiga lihtne ka pole mingite linade ja asjadega mässamist. Ronid sisse, ronid välja, kogu lugu. Ja padjaks võtsin siis hea matkapadja kaasa ja pühendusega. Nii et minu uni siin heas suures voodis tuleb täna täiesti võrratu. Ja ma vist ei pea seda kola enam kokku ka pakkima, sest õhtul tõstame või hommikul tõstame selle voodi siia üles. Korras on ju? Just, kõik kola saad üles roopida. Kuule, aga see on tipp-top. Nii teeme.
kui ma väikse voodit vaatan, siis tuleb siuke kadedushoog peale, sest ma pean siia voodi alla kuhugi sahtlisse ronima. No aga tule hiljem, saad suurema voodi. Jah, et nüüd siis lähme välja. Nii on, kõllele. Kell on nüüd 5:30. Ärksime üles täiesti edukalt. Õigemini 5:30 läbi 9 minutit, et me oleme nüüd 9 minutiga saanud ennast üles ja hambapesu vormi on, nüüd lämbesime hambad ära. Ja siis teeme kiire vist kohvi ja tee ja kütame edasi Saksa piiri poole. Väga huvitav ja väga kihvt oli siin magada, polnud mingit probleemi rekas magamisega. Öösel oli muidugi siuke suur torm ja vihma sadas nii tugevasti, et ma mõtlesin, et see kabiin läheb katki, et puhus ja kõigutas seda kabiini. Ja siis mõtlesin, et ma filmin seda vahepeal, aga ma sealt ülevalt ei ulatanud siit armatuuri pealt seda kaamerat kätte saama, nii et see jääb teil kahjuks kuulmata. Aga noh. Tore värk, seal on baari peal on siuke kiri, et 24 tundi on lahti, aga uksed on lukus ja toolid on tagurpidi laua peal. Nüüd läheb siis see, kuidas see on, manuaal pesemiseks ja tee tegemiseks, aga saame hakkama. Ma olen harjunud sellega. Siin on isegi lihtsam, kui pidin hakkama talvetrepist rääkima, aga jätan vahel selle. Aga siis peseme siin ja käibki, nii see elu tegelikult käibki, aga pead olema alati valmis. Jääd kuhugi firma väravasse ootama, istud seal kuskil metsa vahel, pole sul kuskil pesta ega midagi teha. Mingid variandid peavad olema. Üldiselt suvi oleks nüüd väljas, kas selle söögi teha. See on siuke tass, see peaks laulma hakkama just. Oi jumal, mis siin? Mida ei ole, on nuga, millega lõigata. Ja ettevõttes. Üldiselt on mul siin autos kõik riistad olemas, aga keegi teised sõidavad selle autoga ka ja siis ma ei tea, kus need asjad on. Ma arvan, et see on olemas kuskil. Hommikune kohvi ja üks võileib ja hakkab päev pihta. Lõunakelle supp ja toitum peab korralikult. Milleks on rekkameestel kõigil kõht vähe punnis. Istud ja sööd ja ei tee ju suurt midagi. Punnis kõhtu saab tagasi hoida ainult mitte söömisega, sest sporti niikuinii ei viitsi teha siin tee ääres. Aga sööma peab, tüükott püsti ei seisa.